Mehed hakkame elama podcast on taas koha sisse võtnud teie teadvuses ja ma loodan, et ka alateadvuses. Mina olen Kaidar Kahar, saatejuht ja mul on täna külas Rahvusringhäälingu spordiajakirjanik Ivar Lepik. Tere, Ivar! Tere! Ütle, mis mees sa oled? Sa ei ole väga kaua olnud minu teadvuses, ma olen su häält kuulnud ja sporditoimetusest siis reportaaži tegi Ivar Lepik. Ei ole väga pikalt olnud, tutvusta meile ennast. Ma olen väga pikalt olnud jalgpalliskeenel sees. Ma töötasin 10 aastat sellises portaalis nagu Soccernet, mis on siis Eesti suurim jalgpalliuudiste vahendaja. Ja ERR-is ma olen nüüd tõesti aasta ja natukene peale olnud, et seal vahepeal üritasin elada ka muud elu, tegutsesin natukene aega treenerina, tegelesin selliste, ütleme, kogukonnaspordi juurpõhjustega rohkem, et olin ühe jalgpalliklubi juures Pärnus, aga elu tõi tagasi ajakirjandusse ja seda ma olen tegelikult Tartus õppinud ka kunagi, et ju siis olen õiges kohas. Ütle, milline sinu lapsepõlv oli? Kas see oli ka spordist läbi imbunud või see tuli kuidagi hiljem? Ikka oli läbi imbunud, et võib-olla siin üks selline lugu, et kui ma lugeda veel ei osanud, siis ma nõudsin, et mulle loetakse ette ja ma alustasin ikka ajalehti alati tagantpoolt, et tol ajal olid veel paberajalehed. Ja ma võin sulle öelda, et siiamaani on. No ja, mõned veel on. Nii, aga mina alustasin alati lugemist tagantpoolt ja põhimõtteliselt lugema ma õppisingi ajalehte spordi külgi. Et kuna keegi mulle enam ette lugema polnud nõus, siis polnud muud valikut, kui lugema õppida. Et spordist läbi imbunud ja eks ma olen ka ikkagi sellest põlvkonnast, kus hoovisport oli veel suur asi, et me olime päevad läbi staadionitel, jooksime niisama küla peal ringi, et sport on alati olnud oluline. See on huvitav, et seda on rääkinud siin nii Aleksander Tammert, nii Urmas Välbe, kui et see hoovisport, see, et lähen toast välja, liigutan, sa oled 30 gramm peale ja sul on ka see, aga kus siis see murrang tuli, või on see hoovisport täna ka igal pool auses, aga meie lihtsalt oleme liiga vanad ja ei näe seda? Vot ma ei tea, minul on kogemus natukene võib-olla teistsugune sellepärast, et ma ei ole Tallinnas või üldse siis suures linnas üles kasvanud, et ma olen suurem osa oma lapsepõlvest veetnud Tammsalus, mis on Tallinn-Tartu raudtee umbes täpselt keskel, võib-olla kõige lihtsam, kuidas inimesed seda teada võiksid. Ja seal oli küll, et kuna ühtegi kaubanduskeskust ei olnud, kus hängida, siis me hängisimegi linna peal ja tegime sporti ka, et võib-olla see keskkond on oluline, ma ei tea, kuidas täna väiksemates linnades on. No mis täna Tammsalus tehakse? Tammsal on olnud tegelikult spordikants ju tegelikult kogu aeg. Mina olen pärit Paidest sündinud ja ma tean, et Tammsalus, ma ei tea, visati hästi palli, visati oda. Ja seal on väga suured traditsioonid, et suusatamises ka mingil hetkel oli väga palju meie suusakoondislasi oli Tammsalu taustaga, aga ma ei teagi ausalt öeldes, mis seal nüüd tehakse, sest minul on sinna jäänud ainult vanaema veel alles ja ega liiga tihti ei satu käima. Et seda nooremat generatsiooni, kes seal täna toimetab, sa ei tunne? Ei. No loodame, et me lihtsalt ei tea, et Tammsalus hoitakse seda sporditõrvikut ikkagi kõvasti püsti ja soovime teile sinna kanti edu. Ütle, kui sa ise olid sealt spordist läbi imbunud, kas sul oli ka mingil hetkel see spordi tegemise ambitsioon? Sa nägid endas seda, et ma tahan ka jõuda olümpiale või mis iganes see sinu ala oli? Ja no siin me tuleme ka selle juurde tagasi, et ega seal Tammsalus liiga palju valikuid ka ei olnud, et minu valik oli siis käia jalgpallitrennis ja no kindlasti ma arvan, et kõik noored peaaegu ikkagi julgevad mingil hetkel oma elus unistada sellest, nii minagi, kuni siis ühel hetkel ma tegelikult läksin veel gümnaasiumisse, läksin Tartusse selle mõttega, et sporti teha, nagu spordigümnaasiumisse. Toona oli ta Kivilin, nüüd on ta Kristjan Jaak Petersoni. Aga ma olin just eelnevalt saanud ühe väga raske vigastuse ja siis kuidagi seal oma elu peale minnes ja vigastusest tagasi tulles see sport jäi ikkagi tahaplaanile.
ja eks ma siis mingil hetkel paningi tegelikult üsna kiiresti selle pildi kokku, et kuna sport mulle meeldis väga ja kirjutada ma olen ka kuidagi loomulikult alati osanud, hoolimata sellest, et ma eesti keele reegleid liiga hästi ei tea, siis panin need asjad enda jaoks kokku ja leidsingi ajakirjanduse. Ja said Tartu Ülikooli sisse, lõpetasid selle ära ja asusid ajakirjanikuna tegutsema. Ja tegelikult ma tol ajal juba tegutsesin, et gümnaasiumi keskpaigast juba nii-öelda tegin esimesi katsetusi ja no jalgpall on selles suhtes nagu minu arust imeline näide, et jalgpall on ju kõige populaarsem spordiala, kõige rohkem lapsi on jalkatrennides. Minu arust ei ole Eesti siin selles suhtes erand. Et see on vist kogu maailmas täpselt samamoodi. Me võime küll vaadata, mis meie jalgpallikoondises toimub, kas see on, mis see ranking tal parasjagu on, aga igatahes jalgpalliga on Eestis tuhanded lapsed igapäevaselt põhimõtteliselt hõivatud. Ütle, miks need poisid ja tüdrukud sinna jalgpalli lähevad? Ma arvan, et jalgpall on lihtne mäng. Et esiteks sul ei ole väga palju asju vaja. Omal ajal samamoodi ju kooli vahetundides peksime pudelit mööda koridori edasi-tagasi. Täpselt sama, jalgpallist on ta kaugel tegelikult, aga see tunne on sama. Pele mängis apelsinidega. No täpselt. Ja see eduelamus, et juba väikese lapsena, ma arvan, selline 3, 4, 5 kindlasti, sa lööd palli väravasse ja sa saad selle eduelamuse, et ka treeningutel väikeste laste puhul väga palju mängitaksegi 1-1 vastu lihtsalt, sest see pakub neile seda eduelamust, see treening on üsna lühike, aga nad saavad sealt selle eduelamuse, nad löövad väravaid ja see on see, mis jääb meelde, et eks see aitab sellist suhet luua. Kui ma toon võrdluse teiste selliste pallimängudega, eks ole, korvpallis on ikkagi see rõngas on palju väiksem, võrkpallis tuleb kuidagi üle võrgu saada. Miks mängitakse, vähemalt minu ajal mängiti rahvastepalli palju koolis, et see oli ka ikkagi selline lihtsam mäng võib-olla siis. No see ei eelda mitte midagi, seal on vaja lihtsalt ühte palli ja ma ei tea siis. Jooni. Pole needki vaja, jah. Vead jalaga liiva sisse jutid ja ongi korras. Jah, et ja sama jalkaga täpselt samamoodi. Vahendeid ei ole vaja, et piisab sellest, kui ühel sõbral on pall ja lähevad koolikotid nurkadesse maha ja mängid. Meie saade on selline mehi inspireeriv ja selline jõustav, et võtke, ma ei tea, mitte võtke ennast kokku või siis kellele kuidas või pange edasi või et tegelikult saab muuta kõike, on ju. Ütle, kuidas juhtub, et kuskil juhtub selline vagu, kus koha peal need 100 000 poisid, kes seal trennides käivad entusiastlikult, ühel hetkel kaovad ära. Milles on seal see kühvel, kui nii võib öelda? Ma arvan, et see on hästi individuaalne, aga kui mingit ühisnimetajat otsida, siis ikkagi on elu see, mis tuleb peale, et kellel kuidas, paljudel teismeas tekivad muud huvid, tüdrukud, peod, autod, kellel mis iganes. Me teame enam-vähem, et inimestel on ju erinevad ikkagi mingisugused asjad, mis neile väga meeldivad, et mingi momendini on tore käia ja siis mingist momendist tekib see olukord, kus selleks, et ütleme, kui sa tahad kuskile jõuda, sa pead panema sinna väga palju aega, nagu kõige puhul, et kui sa ei panusta, siis sa ka ei saavuta tulemust. Ja kui sa nüüd ei ole võib-olla sellise spordihingega, et sa ei ole valmis tegema neid ohverdusi selleks, et jõuda tippsporti, samas see treener ikkagi, ma arvan, enamus treenerid näevad neid lapsi, nad tahavad, et kui ta juba käib seal jalgpallitrennis, siis treener näeb, et ta võiks jalgpallis kuskile jõuda. Aga võib-olla see laps ise ei näe seda asja niimoodi. Et tema jaoks ongi sellel hetkel olulisemad muud asjad juba, ta tahaks võib-olla teha midagi muud, kas või mängida arvutimänge, eks ole, ja ta ei, tegelikult see nii-öelda panuse ja sisemise põlemise tasakaal läheb paigast ära. Minul on olnud mõlemad lapsed käinud iganädalaselt trennis, üks tegi ka jalgpalli ja ühel hetkel on ikkagi see mingisugune, sa saad aru, et kas siin selles lapses on see nagu siuke Klaavani sorti potentsiaal või siis Karl Jakob Hein või Mart Poom või mis iganes ei võta. Et
sa näed, et see huvi selle ühiskond või selle koos tegemise, liikumise vastu on olemas, aga see, mis nagu tapab, on see, et see ootus või seesama, et teeme siis seda nagu saavutussporti, et see liigume lihtsalt lustiks, et mulle tundub, et meie nendes trennides, olgu see siis selleks kas või purjetamine, mida ma ka tean, et tegelikult seda kontingenti või seda nagu layer'it seal vahel ei ole. Seal jääb ühel hetkel tõesti see auk sisse, et jälle jalgpalli näitel mingisuguses eas, ütleme 15-16 aastasena, selleks, et jõuda saavutussporti, sa pead tegema 5-6 treeningut nädalas. Aga enamus lapsi, ma arvan, julgen öelda, tahab teha võib-olla 2, sest nad on selles vanuses aru saanud, et täpselt nemad ei olegi see Mart Poom või Ragnar Klavan, et nende võib-olla see suur huvi peitub hoopis milleski muus ja siis tekibki täpselt seesama olukord, et kuidas sealt edasi minna ja jälle jalgpalli näitel nad tihti leiavad hiljem selle huvi uuesti, sest on olemas harrastajate liigad, on olemas rahvaliige, kus ja... on siuksed minusugused 40+ mehed, kes tahavad alla võtta, ütleme, või mis iganes, tahavad liigutada, tahavad koos teistega aega veeta, tahavad seda rõõmu sellest jalgpallist, mida pakub see ka ju vanale inimesele. Ja sinna leiavadki need inimesed ringiga tee tagasi ühel hetkel. Jah, aga jama on see, et me lõikame sealt kuskilt teismelise east selle nagu harjumuse ära. Et tegelikult, aga miks see on? Sa oled ise olnud siis Pärnu Vapruse juures. Poseidoni. Pärnu Poseidoni jalgpalliklubi, et see kogukonna töö tegija, et sa oled näinud selle tiimi toimimist, et kas siis selle tiimi huvi või selle klubi huvi ei ole seda for fun või lusti pärast mängu üldse elus hoida? On ikka ja järjest rohkem on. Mulle tundub, et seda üha rohkem mõistetakse. Samas ongi võib-olla raske ka selles vanuses lapsi mõista, sest nad tihti veel ise võib-olla ei oska seda sõnastada, nad ei oska mõelda selle peale, selle nurga alt. Ja treener ikkagi näeb, et sellel lapsel on mingisugune anne või potentsiaal või et tal on veel oma siis võimete piirini minna, aga võib-olla või siis treenerid ei mõistagi või ka lapsevanemad ei mõista, et see laps tegelikult ei taha üldse minna selle piiride järgi, sest ta on juba mõistnud, et see ei ole see, mis on tema jaoks. Et tema, ütleme selline, elu võti peitub kuskil mujal. See on väga huvitav maailm. No see on väga, sul on endal laps kuivana praegu? 4 nüüd. Kas ta on juba, oled sa kuskile trenni ta pannud või on ta ise avastanud, et võiks midagi teha? Me ei ole veel jõudnud sellele treeningute karussellile, et kuhu ma olen aru saanud, et väga tihti jõutakse. Aga kui ta käib lasteaias, siis seal käib kõva töö. Lasteaiad, seal on kohe, Tallinnas on üks väga kõva judoklubi, kes on lasteaedades kohal. Jalgpalliklubid käivad kõva lasteaiatööd, et lasteaias tehakse väga kõva tööd, nii et ega sul võib-olla ühel hetkel sa saad aru, et sul on kodus üks vehkleja näiteks. Jaa, et see lõppeaasta alguses tõepoolest ka lasteaia seinal oli 4-5 sellist erineva spordiklubi treeningukutset, aga kuna ma võin öelda, et ta käib siis Kiili lasteaias, et kuna seal on ikkagi sellist liikumist ja kõike muud ja ka ujumist näiteks on juba selles õppeprogrammis sees, et siis hetkel ei ole näinud vajadust, et veel lisa sellist koormust panna, et seda saab ta kodus ka üritame ikkagi nagu hoida ausis liikumist ja ka ise trenni teha. Aga hüppame korra sinna selle rahvatervise juurde. Ma ei tea, kui pikalt sa selle kogukonna programmiga tegelesid seal Poseidonis? No ütleme, ma mingil määral tegelen sellega veel tänagi, aitan natukene, aga 5+ aastat on tänaseks täis. Aga ütle, mis seal need põhiväljakutsed on, et tegelikult me hea meelega ju vaatame koduklubi mänge, on ju, me käime kaasa elamas, ostame selle salli ja näitame meelsust. Aga kuidas see tunne viia nüüd nagu enese liigutamiseni, et see sama inimene, kes sinna spordirajatise juurde jõuab kaasa elama, et ta ka ise enne sinna mängule tulekut, kui ta vaatama tuleb, teeks midagi või et hoiaks seda isiklikku nagu liikumise asja? See on hästi individuaalne kindlasti, et kellele mis sobib. Poseidoni näitel me olemegi mõned aastad tagasi lükanud käima sellise tõesti harrastajate treeningu,
mis on lapsevanematele tasuta, ehk siis kelle lapsed klubis treenivad. Neil on siis võimalus käia ja liigutada omakeskis, hoida sellist sportlikku vormi, saada natukene võib-olla paremini ka mängust aru. Kuule, see on ideaalne. Ma olen olnud nendes laste treeningutes nagu tunde passinud, mitte kordagi pole mul tulnud pähe, et võiks kellegiga koos midagi teha, et ma ise vahel olen pannud tossud jalga, jooksnud seal ringi, aga see, et teha mingit rühma asja, geniaalne. Jah, et täpselt, ja see on ka mingil määral lõpuks motivatsioon, et väga raske, ma tean ise ka, väga raske on panna neid jooksutossa jalga ja minna õue, sest enamus ajast meil on kliima selline, et see üldse kohe ei soosi seda. Aga kui sa tead, et sind kuskil oodatakse, siis motivatsioon on teistsugune. Mis sina, ma kindlasti kujutan ette, et sa oled nende küsimustega nagu tegelenud, et kus see võti on, et miks see meie, näiteks seesama, et kui lähevad poisid sinna kaitseväeteenistusse, et nad ei saa sellest testist läbi ja reservistid, kui nad lähevad sinna mingi reservkogunemisele, et nad ei saa läbi või tegelikult need tervisehädad teises otsas, et meil on südame-veresoonkonna haigused, meil on kõrged kolesteroolinäidud, meil on vererõhud pekkis, on ju, stress tapab, mehed surevad. Eks see on seesama harjumuse küsimus tegelikult, et ka enda näitel ma olin kaitseväkke omal ajal minnes, ma arvan, ühes parimas vormis, mis ma nii-öelda igapäevaelus olen olnud. Ma tegin ka selle testi väga napilt ära, et enam-vähem täpselt sinna miinimumlävendi peale, paar kuud kaitseväes olles juba siis sinna maksimumi lähedale. Et tegelikult see on harjumuse asi ja me lihtsalt igapäevaelus oleme muutunud nii mugavaks, et ma väga tahaksin ka praegu iga hommik minna teha väikese tervisejooksu ja pärast kätekõverdusi, aga ei ole seda sisemist põlevist enam selles vanuses ja selles ilmas, et ja tegelikult ei saa öelda, et aega ei ole. Leiaks küll selle aja, aga mugavam on ju voodis külge keerata, kui ei jõua minna. Seda meil on siin saates ka läinud läbi, et pole aega, levinud põhjus on ju, või elu tuleb vahele. Et võta endale selle telefoni see screen või ekraani aeg ja vaata, kui sul on seal üle 3 või 4 tunni või kellel kuidas on ju, et siis näpista sealt see tund iga päev ja sul ongi juba nädala lõikes nagu 7 tundi näiteks. Muidugi, ja mina näiteks olen mingitel hetkedel elus, kui tõesti ongi kiire, siis selle sama telefoni poole pöördunud just, et seal on ka selliseid toredaid äppe, mis annavad selliseid kodus treenimise kavasid, et tõesti sa ei peagi ise mõtlema midagi, vaid sulle antakse seal 15 minutit, teed kiiresti oma natukene midagi ära ja see on juba palju parem kui mitte midagi, et kuskilt tuleb alustada. See on nagu kõige põhiline asi, ma arvan. Korra enne, kui veel sinu juurde hüppame, kus sa oma kogemusest äkki saad rääkida, ütle, kas meie see kehakultuuri värk on liiga palju tulemustele orienteeritud või me peaksime võtma nagu laiapõhjalisemalt? Me peaksime alustama täna ikkagi sellest laste liikumisharjumusest, et me saame teha tulemusi projektipõhiselt, nagu meil Eestis enamus suuri tulemusi on tegelikult tulnud ka projektipõhiselt. Me tuletame meelde, et meil oli siis, ma ei tea, Kanter 75 on ju. Ja Kanter oli ju tegelikult nooruses korvpallur, et ta ei ole üldse mingi kettaheite taustaga. No on meil veel mõni siuke hea näide, äkki oskad ma öelda? Sildarud on ju puhas pereprojekt olnud, eks ole, ka tegelikult meie kogu see suusatamise edu Šmigun on ju, ta oli isa käe all, Anatoli Šmiguni käe all, Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu Jaakmae punt tuli. Et nad on ikkagi mingi ühe fookusega väike punt, mis siis on viidud nagu tippu välja. Sihipärase tööga, et sama me täna näeme ka meie korvpallikoondise pealt, kus mingil hetkel tehti põhimõtteline muutus, keskenduda noortes mingitele asjadele ja täna me näeme, et väga suur osa meie koondisest on seal sünniaastaga 2000 pluss miinus natukene. Mida see ütleb? Et mingil hetkel tehti õigeid asju. Et nähti, et vanamoodi edasi minna ei saa ja leiti õiged lahendused. Et ma arvan, tegelikult sama asja suunas me täna liigume jalgpallis. Me oleme parimas seisus, mis meil on olnud väga pika aja jooksul, kui me vaatame just seda noortepilti. Et sellised asjad nõuavad tööd ja täpselt samamoodi me peame alustama rohujuure tasandilt, et meie haridusminister võib öelda, et
ei ole õppekavas ruumi lisaliikumistundidele, aga see tuleb leida, sest see on täpselt sama oluline kui kõik see aeg, mis me veedame seal laua taga istudes. Nii et sa usud selleks, et meie see selline ütleme rahva tervisespordi või siukse liigutamise level oleks, see on meil vaja, et oleks väga palju neid erinevaid idusid, mis idaneksid, pluss siis mingisuguseid projekte, mis siis oleksigi suunatud sellele, et me saaksime Raekoja platsis olümpiavõitjat vastu võtta. See on, ma arvan, ainuvõimalik viis, sest me ei saa hakata olümpiavõitjaid kasvatama kuidagi teistmoodi. Meil ei ole selliseid, ütleme siis rahvaspordi harjumusi nagu näiteks Norras, kus see tuleb kuidagi loomulikult, see konkurents. Mulle tundub, et 10 võistluses meil on hästi selles suhtes, et siin on meil mingisugune põld, mis neid kasvatab. 10 võistluses ka samas muretsetakse, et see oskusteave, mis täna meie treeneritel on, mis kuulub maailma tippu lähedale, ega need treenerid jäävad ju samamoodi vanemaks. Et mis saab järgmisest põlvkonnast, on see küsimus. Okei. Nii, aga ütle mulle nüüd enda harrastused, enda kogemused, mis see sinu selline rutiin on, mis on see, mis sinu igasse nädalasse kuulub? Sest ma võin kuulajale öelda, sa näed hea välja, silma all ei ole selliseid kurnatuse kotte või siis sa oled lihtsalt väga osava meigi endale teinud? Ma täna möödus natuke paremini kui tavaliselt, jah. Et ei, kindlasti, mida ma väga väärtustan, on uni. Võiks palju rohkem saada magada, aga und ma väärtustan ja samamoodi sööki. Et olgugi, et ma kindlasti ei ole mingisugune etalon tervisliku söömise vaatenurgas ja ei üritagi olla, ütleme ausalt, aga see, et ma söön ja toitun, on nagu minu jaoks väga oluline. Aga mis veel, ma üritan väga palju liikuda ise, et käia jala, sõita rattaga, kui vähegi kliima lubab. Et selline hästi lihtsad asjad tegelikult ja paar korda nädalas kuskil trennis ka käia, siis on juba nagu enam-vähem, et jällegi see sama asi, et kuskilt tuleb ju alustada, et tahaks teha palju rohkem, mul ei ole võib-olla sellist tippspordi jaoks piisavat põlemist ja ütleme ka, et vanus juba on sealmaal, et võib-olla kuskil nooleviskes veel oleks võimalik tippu jõuda, aga selline igapäevane liigutamine, et ei tahaks ennast käest ära lasta kogu see. Siin tuleb jälle teistpidi mängu ka see nooruses, kui nüüd isiklikult rääkida, et võib-olla valed harjumused, mis täna tervist siit-sealt on nagu mõjunud, et liigesed ja sellised asjad, et näiteks põlvedele annab iga lisakilo ikkagi väga valusalt tunda. Kui palju sul on seda, et sa liigud koos oma elukaaslase ja oma lapsega, kui palju te koos proovite teha? Ikka üritame leida neid võimalusi, kuigi ütleme, töö iseloomud on sellised, kuna spordi asjad on sageli õhtuti, ehk siis minu tööd on pigem õhtupoole ja siis liiga palju seda ei ole. Õnneks on ka koer, kes ikkagi sunnib välja, et üritame, aga võiks ka palju rohkem. Aga sa enne rääkisid ka, et su see töörutiin on kuidagi selline, et on keeruline neid trenne sinna vahele panna ja ütleme, et see töö dikteerib sulle seda elukorraldust. Et kuidas sa tuled toime selle stressiga ja kas sa oled ka kogenud seda, et pagan, seda kõike on liiga palju, ma ei maga enam, stressi on liiga palju, kõik kuhjub? Pigem on need harvad momendid, seda tuleb ette, mis siin salata, et tuleb ette selliseid momente, kus ei oska kuskilt edasi minna, sest see tunne, et need asjad on kuhjunud ja just see, et kas ma nüüd jõuan, et kui mul on teha 7 asja ja aeg on 2 jaoks, siis mida ma nüüd valin ja mida ma nende ülejäänud 5 asjaga peale hakkan, ja mida rohkem on erinevaid asju, mida rohkem on erinevaid projekte, seda rohkem on ka tunne, et aga äkki ma unustasin midagi. Et see on nagu ka selline üsna uus avastus, et võib-olla ka vanusega tekkinud. Aga ütleme, liiga suurt stressi nagu ei ole, sest ikkagi päeva lõpuks see on töö, see ei ole kõige olulisem asi maailmas
ja mitte midagi ei juhtu, kui tõesti jääbki siis midagi tegemata. Sa oled 30 ja sa oled juba selle välja mõelnud. Millal see tuli sulle see pauk või arusaamine, et töö ei ole kõik? Väga varakult, ma arvan. Väga varakult. Ma kolisin Tartusse, enne kui ma mainisin, et kolisin gümnaasiumisse Tartus, siis ma tegelikult põhimõtteliselt elasin juba eraldi. Ehk siis pidin ise vastutama söökide, kõige selle nii-öelda olme eest. Ja siis mu esimesed töökohad olid ühes sellises tehases, ütleme, on kõige lihtsam kirjeldus võib-olla. Ja kuna tegelikult mulle see väga meeldis, siis ma sain ka aru, et töö on töö. Ja mulle siiamaani meeldib väga teha igasugust tööd. Ei tunneta kuidagi mingit stressi selle koha pealt, et nüüd on jube raske või see on tegelikult on tore, et on võimalik teha nagu erinevaid asju ja kui need kuidagi aitavad edasi, tuleb enda jaoks ära mõtestada, et mõni asi toob sisse hästi raha, mõni asi tegelikult on sulle trenni eest, et jah, selline mitmekülgsus on kindlasti kasuks tulnud. Aga mis on see viis, kuidas sa ennast maha laed? Mis on see, mis annab sulle vaimule sellise tunde, et nüüd ma olen väga heas kohas, nüüd ma olen saanud kõike, mida mu hing on ihanud? Hästi keeruline on seda võib-olla endale tunnistada, aga väga suur roll on kliimal, et ma väga naudin näiteks, kui me siin räägime, on talve lõppfaas, eks ole, päike on juba väljas, hommikul on valge, seda ma naudin väga, et ma saan valges tõusta, et kõik need kuud, kus ma ärkan hommikul pimedas, on kohutavalt rasked tegelikult vaimselt ja päeval on 2 nädalat järjest ka hall, et ei näegi päikest ja pole mõtet kardinaid eest ära tõmmatagi, et neid pole mõtet ette pannagi. Põhimõtteliselt, et just selline, ütleme, valgus ja värske õhk ja see päikesepaiste, et see on see, mis annab energiat ja sellist puhkemomenti, et miski, mis toidab siis nii-öelda minu patareisid. Sul on päikesepatareid. Tundub nii. aga kui see hall on, kui see on see november, see, et sajab, see, et on niiske, ma ei tea, kondid valutavad, vanemad inimesed saavad aru. Kus sa siis selle vurtsu saad? Vot, ma üritan, see on nüüd jälle viimase paari aasta nagu selline avastus või muster, mille ma olen enda jaoks loonud, et ma üritan talviti käia ikkagi ka välismaal kuskil, kus päikest saab. Et ma ei mõista absoluutselt neid inimesi, kes lähevad suvel Eestist ära reisile, sest suvel on Eestis ka väga mõnus olla. Ma üritan leida neid momente kuskil seal november, detsember, jaanuar, et olla vahepealgi natukene laadida oma patareisid ja siis tulla tagasi ja lükata siin lund edasi, et see annab jõudu. See annab jõudu, ja trenn aitab ka, aga eks ka trenni on ennast raske sundida, kui kogu aeg on pime. Nojah, aga on sul mingid enda niisugused nipid ka, mis sul aitavad sinna trenni jõuda? On sul mingid asju, mida sa saad jagada kuulajaga? Hästi lihtne asi võib-olla, aga ma olen üsna suur planeerija. Selles mõttes, et ma tean üsna täpselt, millised mu päevad välja võiksid näha. Mitte üsna pikalt ette, aga nädal 2 ikkagi ma vaatan kogu aeg ette, et kus mul on aega ja siis ma üritan ka nagu leida neid auke. Kas sa oled üks nendest meestest, kes paneb kalendrisse endale sinna, võtab oma selle kalenderplaani ette ja paned endale need trennid sinna krõbinal ära? Põhimõtteliselt küll. Et ma alati jälle ei saa, kuna mulle väga tegelikult meeldib ikkagi selline võistkondlik, pallimängud siis näiteks, et selline grupitreening, et ja kuna need toimuvad ju alati ka peaaegu õhtuti, kui ma pean olema võib-olla tööl, et ma alati ei saa minna, aga ma ikkagi üritan jah, niimoodi panna kirja, et nüüd ongi trenn ja siis on trenn. Aitäh, et sa jagasid seda oma nõuannet. Ütle mulle üks veel soovitus, kui ma tahan saada sellist head, positiivset spordielamuse pauku, mida ma peaksin vaatama? Kellele kaasa elama? Ma arvan, et meil on Eesti spordis väga hästi tegelikult praegu, et alati ma soovitan minna koha peale.
justkui jälle tuua korraks jalgpalli juurde, mulle tegelikult üldse ei meeldi jalgpallist enam rääkida, tunnen, et ma olen seal liiga palju sees olnud. Aga sa valisid praegu ise selle. aga jah, sest mul on kõige lihtsam näidet tuua, et ma enam peaaegu üldse ei jälgi välismaa jalgpalli, sest ma ei tunne mingit hingelist sidet sellega. Küll aga mulle meeldib see, mis me siin Eestis kohapeal teeme, et täpselt seesama asi, need kogukonnaklubid, need väikesed klubid, kui sul sõbrad kuskil mängivad, mine vaata, sa saad sealt ka selle elamuse kätte, mida sa saad kuskilt telekast Manchesteri klubisid vaadates. Nii et kui Paide ja näiteks Paide ja Pärnu mängivad, siis mine kohale ja kui su sünnilinn on näiteks Paide, sa tunned sellega seost, siis ela kaasa ja seal on küll ja küll, mille üle rõõmustada. Ja, et tuleb leida see mingisugune asi, mis sind seob. Et on see siis kodukant, on see siis mingisugune tutvus, on see lihtsalt, et meeldib see, mida nad teevad. Seal on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas neid sidemeid luua, aga üldiselt, kui kohale minna ei saa või ei taha, siis on Eesti spordis väga hästi, et meil on, ma arvan, jällegi vähemalt väga pika aja jooksul ei ole olnud nii palju sportlasi, kes on omal alal võimelised maailmas jõudma esikümnesse, et kelle puhul on reaalne oodata, et nad jõuaksid maailmas esikümnesse. No kõik teavad, et neid suuri nimesid, eks ju, meil on ühes otsas, meil on Tänak, siis meil on seal laskesuusa sportlased, siis meil on kergejõustiklased, aga ütleme midagi, keda ma ei tea. Keda sa ei tea? Kuidas kurlinguga suhtud on? Tasub õppida, sest see on meie järgmine rahvussport. Et kui me siin... Viimane rahvussport oli kettagolf. Et see on siis umbes samasugune. Jah. Või ma mõtlen, et see fenomen, et meil on seal kõvad tegijad, jah? Jah, et kettagolfiga on natukene teistmoodi, sest eks seda on lihtsam harrastada ise. Kurlingut siis võib-olla võrrelda rohkem nagu sumoga näiteks, et kui me mäletame neid Baruto aegasid, siis oli ju tohutult äge. Et ma arvan, et kurling on järgmine selline suur ala, sest meil on väga äge segapaar, Maria Kaldve, Harri Lill ja tegelikult seal taustal ka näiteks naiskond on väga tubli, et tasub võib-olla seda jälgida. Nii et seadke siis oma silmad kurlingu ilma. Ma ise just käisin eelmise aasta lõpus kurlingu demotrennis ja seda ka ise proovida oli väga-väga... Tegelikult on ju äge spordiala. Absoluutselt, see 2 tundi jää peal möödus väga-väga kiirelt ja see hasart hirmutas mind, sest et seal tekkis ikkagi emotsionaalne niisugune võidujanu. Ja see on tegelikult ka kõigile, ma arvan, peaaegu kõigile jõukohane, et ei nõua mingit eri ettevalmistust või erilisi teadmisi. Nii et lubage endale seda, et vaadake siis ennast ja seda spordiilma laiemalt. Aitäh sulle, et sa tulid mulle külla. Mul on sulle veel üks küsimus, mida ma kõigi meeste käest küsin, kes mulle siia saatesse tulevad. Ehk siis, mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis sinu retsept on? Üritan hoida tasakaalu kõiges. Ehk siis nii vaimset tasakaalu, füüsilist tasakaalu, suhetes tasakaalu. Ma arvan, et ma keskmisest inimesest rohkem hindan oma sõpru ja nendega koos veetud aega ja teen teadlikult panuseid selleks, et ka sinna aega kulutada. Jah, ma arvan, et see tasakaal on ikkagi see väga hea märksõna, et ei tasu olla liiga kinni milleski, ei ole vaja teha liiga palju tööd, ka pere kõrvalt leiab aega tegeleda muude asjadega, enda jaoks aega, kõige jaoks leiab tegelikult aega. Aitäh, Ivar Lepik, et sa tulid mulle külla. Kuulake meie jutuajamisi meestega meie Spotify'st, vaadake mehedhakkameelama.ee veebilehte, subscribe'ige, hakake meie püsitellijateks ja miks mitte külastage ka meie merch'i letti, meie e-poodi. Kui sulle see saade meeldib, osta endale Mehed hakkame elama pusa ja siis võid kindel olla, et neid saateid tuleb veel ja veel. Mina olen saatejuht Kaider Kahar, aitüma!